Tere Tartu, lugupeetud Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid ja lugupeetud kultuurikompassist suunavõtjad. Minu nimi on Mikko Fritse, töötan hetkel Goethe instituudis Hollandis, olen Soomes sündinud sakslane ja Euroopa riikidest olen elanud siis oma majapidamisega Soomes, Saksamaal, Horvaatias, üle 10 aastaga Eestis ja hetkel Madalmaades. Olen abielus Itaalia päritoluga argentiinlannaga ja meil on 3 last, kellel 3 emakeelt, millest üks on eesti keel. Meil on ka must koer, kelle nimi on Lumi. Minu käest paluti väike kõne minu omade nägemustega esiteks Euroopa mõõdest, teiseks Euroopa mõõtme tähtsusest ja vajalikkusest ja kolmandaks Tartu ja Lõuna-Eesti kohast Euroopas. Euroopa mõõde. Ise olen elanud Lõuna-Ameerikas ja Ühendriikides ja nad suured keeled seal, inglise, hispaania, portugali keel, kuidagi minu silmades standardiseerivad ühiskondi. Nad ei elimineeri mitmekesisust, see on ka võimatu, nii kaua kui inimene tohib veel mõelda ja saab vaba olla. Aga minu arvamus on ikka, et kui liiga mõned inimesed räägivad sama keelt, nad natuke ka samastuvad liiga palju. Euroopas selline asi ei juhtu, täitsa võimatu. Euroopas iga 247 kilomeetri tahand asjad on teistmoodi. Teine maastik, teine keel, teine tõit, teised lõhnad, teistsugused inimesed, teistsugused kombed. See on küll ka keeruline, sest sellest ei saa ju kunagi täiesti aru nendest erinevustest ja nendest tahetest neid kaitsta või isegi teistest nagu paremaks deklareerida. Ja sellest sünnib ka tüli ja kahjuks vahepeal isegi sõda. Aga see kõik on ikkagi ka äärmiselt huvitav ja inspireeriv. See sunnib sind ennast ju kogu aeg mõtlema panema, võrdlema, proovida aru saama ja see sunnib ka leppima muutuvate olukordadega. Ja just see on minu jaoks Euroopa mõõde. See mulle meeldib, see on kirju värk ja just selline erinevus on minu jaoks see suur Euroopa rikkus. Ja iga kord ma mäletan, iga kord kui ma Tallinna kultuuripealinna selles Euroopa parlamendis esindasin, siis mulle hirmsasti meeldis mängida nendele aparaatidega, kust ma sain kuulata kõikide teiste sõnavõtjate ja kõnelejate tõlget kõikidesse Euroopa Liitu keeldesse, sest seal on hulk selline trupp tõlkeid kusagil ja nad tõlgivad tõesti kõik sõnavõtjad kõikidesse keeldesse. Ja see on ikka võib-olla natuke loll, aga see on ka tugev erinevuste respekteerimine. Euroopa mõõtme tähtsus ja vajalikkus. Jah, see on väga huvitav, et see küsimus üldse enam kerkib ülesse, sest minu arvates tänapäevases maailmas väiksel riigil nagu Eestil või Saksamaal on võimatu olla edukas, kui ta ei kuulu suuremasse hulka plokki koosseisu. Isegi kui väga sooviks, et asjad oleksid teisiti ja ma mõistan neid soove tõesti, aga see minu arvates ei ole võimalik ja ma ei saa, vaid ma ei hakka seda siin ükshaaval lahti seletama, miks ma arvan, et Hiina või USA-ga ei saa üksinda konkureerida või isegi üksinda koostööd teha. Me saame seda ainult koos teiste ja meie puhul Euroopa riikide ja maadega teha. Aga me ei taha ju selles omas plokis teistega täiesti samastuda. Me ei taha meie erinevustest loobuda. Ja just Euroopa kultuuripealinn on suurepärane võimalus toetada täpselt seda, olla uudishimulik, aga olla ka uhke selle üle, et olla erinev ja olla ka valmis teisi kombeid mõistma, neid respekteerima, neist õppima ja ka nendega leppima, aga omi kombeid ka pakkuma. Ja kuna see kõik on nii mitmeküljeline ja ka jälle suts keeruline, saab see Euroopa kultuuripealinna ka ise suts keeruline olla. Ta tohib ja ta peabki provotseerima.
ta tohib esitada raskeid, keerulisi küsimusi ja ta peab olema vaba ja ta peab aktsepteerima vastuseisu. Ta on nagu väike Euroopa elukool. Inglise keeles võiks öelda don't shy away from controversy. Jah, ja Tartu ja Lõuna-Eesti koht Euroopas. Eesti kui riik hakkab looma Euroopas päris tugevat mainet. Ja mina tahaksin rääkida pigem nendest maadest, keda ma hetkel paremini tean, Saksamaad, Madalmaad ja Soome. Ja Saksamaal ja Madalmaades on Eestil sarnane väga positiivne maine. Eesti on e-riik, Eestil on head koolid, Eestil on kõva kultuur, aga Eesti on ju ka sellest endisest Nõukogude Liidust. Samas kõik kõlab nagu ta oleks Skandinaaviast juba osa hetkel, siis mis seal lahti on? Eestit siis kuidagi tuntakse, aga sellest ei teata palju. See tähendab, et see maa on huvitav ja on väga hea, et teie ka teate, et Eesti on huvitav ja äkki isegi natuke eksootiline. Kasutage seda ära, kindlasti. Soomlaste jaoks Eesti on pigem koht, kuhu saab kiiresti reisida ja odavalt süüa ja juua. Ja kui Eesti on milleski edukas, pole see soomlastele nii lihtne kohe tunnustada. See, et Eesti on IT-lahendustega Soomest ees ja see, et Lõuna-Eesti suitsusauna traditsioon on UNESCO maailmapärandist osa, see pole soomlastele ka nii lihtne alla neelata ja või nad kohe ignoreerivad seda või nad teevad oma UNESCO maailmapärandusse taotluse omast saunakultuurist, mida nüüd just tegid. Siis tegelikult võiks öelda, et nad taotlesid seda ainult sellepärast, et Eesti seda juba tegi. Nii võib kadedus ka olla, või siis kadedus, ütleme kadedus ka olla motivaator. Nii nagu naaberlus on selline keeruline suhe. Aga omal moel, ja ma tean seda, on soomlased ausalt ja väga huvitatud Eestist ka. Mida sellest võiks lähtuda? Kindlasti peab Tartu haarama kinni sellest Eesti mainest. Kindlasti peab ta Saksa ja Hollandi ja miks mitte teiste publikute jaoks ka rääkima lahti ja pakkuma seda e-riiki, kasutada sellest teie ainutlaadset, ütleksime, võimet ühendada vanad ja uud traditsioone ja innovatsiooni. Pakkuge vingeid netipresentatsiooni, lihtsaid reserveerimissüsteeme, huvitavaid mänge, õppeprogramme, eksperimentaalset muusikat kirikutes ja laulupidusi, kus ka kaasaegne muusika kõlab. Kindlasti peaks aga Tartuga seletama lahti seda nõukogude aega, kuidas sellest üle saadi ja millest või mida sellest on veel olemas. Ja siin viimases, kuidas elatakse siin kohalike vähemustega koos ja kuidas on aktuaalne suhe selle suure naabriga ja siin ma ei räägi Soomest. Ja nii ma mõtlen, et võtke Peipsi ja ka Narva partneriteks. Eesti piir Venemaaga on unikaalne ja äkki suudate isegi luua uusi sildu, kultuurisildu Venemaaga. Kindlasti aga peaks teie neid looma kohalike venekeelsete ja teiste vähemustega. Looge nendega häid programme, see huvitab Euroopat. Ja minu arvates on see teil kõik väga ilusasti ellujäämise kunsti kandideerimisraamatus sees, sellepärast te saite ju ka valitud. Täitke see kreatiivsuse, energiaga ja eluga ja ma arvan, et selles osas läheb teil hästi. Aga avage eurooplastega Lõuna-Eesti loodus. Jah, siin pole pakkuda ekstreemseid mägesi või suurte lainetega ookeani. Küll aga rahu, kaugust massides ja isegi kultuuripealinna aegadel, sest rohkem inimesi sellel ajal tuleb, aga massid ei hakkagi tulema. See on kindel, õnneks ka. Pakkuge ökoturismi, pakkuge metsi, pakkuge soomaid, sest neid väärtused otsivad mõned inimesed.
sealt Kesk-Euroopast, neid pole enam igal poolel. Mõelge Hollandis, maa, mis on väiksem kui Eesti, elavad üle 17 miljonit inimest. Kus nad siis üksindust ja rahu leiavad omas maas? Soomlane on võib-olla suts keerulisem, aga uskuge mind, tal on siin Eestis veel palju avastada. Ja püüdke soomlasi kinni teie fantastilise saunaga, sest Eesti saunakultuur on vähemalt sama tugev kui Soome oma. Looge soomlastega tugev saunasõprus ja viige teie ühist saunakultuuri tulevikus koos maailma. Saun. See tiitel kultuuripealinn, see tiitel viib teid mitmeks aastaks Euroopa kaardile ja rohkem kui normaalsetel aegadel. Ja kui ma ütlen Euroopa kaardile, ma ütlen meediaväljaandeid ja selle kaudu mõned inimesed on pikema aja peale huvitatud, mis siin hakkab Tartus huvitavat juhtuma ja sellest nad kirjutavad, räägivad. Ja see tähelepanu, mida te selle kaudu saate, on nagu tasuta reklaam. Kasutage siis see tähelepanu ära, mõelge, keda te tahate kõnetada ja mis sõnumid ja mida häid lugusi te tahate läbi meediat Euroopas just nendele inimestele rääkida. Ja ärge ainult mõelge selle peale kõiki inimesi siia või teie juurde nagu meelitada koha peale. Sest kui te näete, kui te jääte nende heade lugudega nendele meelde, siis nad tulevad äkki pärast, kui nad kusagil lähedal olevad või nad loovad teistsugusi suhteid teie Tartu linna ja Lõuna-Eestiga, sest lood jäävad ju nende peatesse kõlama. Kõige tähtsam on minu arvates aga mäletada, et Euroopa kultuuripealinn on teie jaoks. See sündmus genereerib meeletult palju energiat ja kui te suudate seda energiat kanaliseerida õigesse suunadesse, siis sellega võib viia läbi uuendusi ja anda ka rohkem võimu olemasolevale. See on kindlasti hea kogu elanikkonna enesetundele ja sellest võib võtta linn ja regioon. Selline kultuuripealinna, nagu see võimaldab viia läbi asju, mida tavaliselt võib-olla ei või teha ja see kindlasti on võimalus viia läbi ka mõni unistus. Aitäh!